nii hea on olla tema digiolus. tea, kas te kogete seda Jumala armastust? See on tõesti, see on nii mõõtmatu, lõputu meie vastu. Üritan ennast kohe koguda. Kas sa, kallis, tuled näitad slaid? Ma tõesti kogen, kuidas püha vaim taas on jälle juhtinud seda kogu teenistust ja kuidagi nagu, eriti selle laulu ajal kuidagi nagu kogesid, kuidas Jumal tunneb meie südant. Ja see, mis sa jagasid, Urmas, on minu isa. Seda nagu valu, mis su südames on. Ja see, mis sa, Kris, jagasid ka siin lõpus sellest, et kas me tahame minna sinna teisele poole kaldale. Ja kuidas me tahame minna sinna, kas me tahame minna nagu kiiresti või tahame minna selles hoovuses, selles nagu, et kuidas me tahame minna sinna. Kuidagi see kõik kokku. Ma lihtsalt tunnen, et Jumal tunneb seda meie südant, seda meie igatsust minna välja. Ja Jumal tahab meid varustada. Ja tal on lahendus. Tal on lahendus selle jaoks. Ja Jumalale teeb see nii palju rõõmu. Ja tal on nii tohutu armastus meie vastu. Ja see teeb talle nii palju rõõmu, et see on meie südame asi. Et me tahame, meie sees on see igatsus minna ja teha. Ja see on õige küsimus. Kas ma teen midagi valesti või kas ma teen, Jumal, kõik, mida sa oled öelnud? See on õige igatsus. Ja selle meelsusega me saame tulla Jumala ette. Jumal tahab meile anda tarkust, kuidas seda teha nii, et see oleks efektiivne, nii, et see jõuaks inimesteni, nii, et see evangeeliumil, jutluse pealegi evangeeliumi vägi. Kas sina koged täna, et evangeeliumis on vägi muuta inimeste elusid? Ja tõesti, Jumal tahab meid viia ja ma tunnen, Jumal kogudusena meid praegu valmistab ette ja nüüd on meie küsimus. Kas me tahame minna niimoodi või ta tahame, et Jumal meile näitaks ja kõigepealt valmistaks meid ette ja siis me läheme ja siis sellel on vili. Ja ma tunnen, et Jumal valmistabki meie kogudust ette, et selle seeria mõte algusest peale, see Jumal pani mulle nii tugevalt selle südamele. Et valmistada meid ette, minema välja. Ja iga kord, kui ma valmistasin neid jutluseid ette, olles Jumal ees, ma lihtsalt kogen, et nii palju on, mida peaks rääkima. Sest me kõik tuleme nii erinevalt taustaga. Meie taustad on nii erinevad. Meie usule tuleku teekond on nii erinev. Ja mõnikord, mul ei ole siin päikseprille, aga mõnikord meil ütleme niimoodi, et ma panen päikseprillid ette. Meil on need religioossuse prillid ees. Ja me loeme ja me ei saa aru, sest meid on õpetatud teatud viisil. Ja Jumal tahab, et me võtaks ära need religioossuse prillid ja vaataks Jumala sõna nii, nagu see on kirja pandud. Ja seetõttu ma etteruttavalt ütlen, et selle seeria kaudu võib-olla ma esitan teile mitmes kohas väljakutse. Mõelda uuesti asjad läbi. Kuidas need on? Kuidas need on kinnistunud meie mõttelaadi? Kus need tulevad? Kas need on piibelikud? Ja tõesti Jumala armus, sest et ma tõesti tunnen ennast, Jumal on need asjad mu südame pannud ja ma tunnen Jumala eest. Ma olen nii nõder Jumal, kuidas ma saan neid asju rääkida. Aga Jumal annab ja meil on kohustus. Ma usun, et te olete isegi piiblist lugenud, kui Jumal meile annab midagi, siis me oleme kohustatud seda jagama. Me ei saa jätta endale. Sest me anname ühel päeval aru selle eest, mida me teame. Ja kas me seda... Ja, aitäh. Nii, et ma julgustan sind mõtlema nende asjade juurde. See tuleb kindlasti ka see üles ja ma kes ei ole veel kuulanud
või olete puudunud, kuulake neid, mida ma olen varasemalt rääkinud, sest me läheme kogu aeg edasi ja see eesmärk on meid varustada minema välja. Et me kõigepealt mõistaksime ise, siis me saame ka anda kellelegi teisele seda edasi, mida Jumal tahab, et me teeksime. Aga tänase jutluse teema on evangeeliumi vägi. Ja ma küsisin siia alguses, et kas te kogete, et evangeeliumis on vägi muuta inimesi. Ja enne kui ma üldse lähen edasi, siis ma tahaks lihtsalt öelda, et me oleme nii, selles mõttes meie kui paganad, kui mitte juudid, siis meil on tihtilugu natuke võib-olla raske nagu mõista üldse, et kuidas see nagu evangeelium tähendab rõõmusõnum, on ju. Kuidas see üldse on rõõmusõnum, sest et meil puudub arusaamine, et me oleme üldse patused. Juutidel oli see väga-väga selge, et nad on patused, neil oli ohvriteenistus. Nad kogu aeg ohverdasid, et oma patte andeks saada. Nad mõistsid, et nad on patused ja nad vajavad kogu aeg ohvrit, et olla Jumalale meelepärast, et nad saaksid õigeks Jumala ees. Kui me paganatest räägime, siis me tihtilugu võib-olla ei mõistagi alguses, et me üldse patused olemegi, et evangeelium on ja me võime lugeda, mis see on. Et Kristus suri meie pattude eest, ta maeti maha ja tõusis üles. Ja kui sa räägid inimesele, kes ei tunne isegi, et ta on patune, siis kuidas see tema jaoks on rõõmusõnum? Ta ei saa sellest aru, sest ta üldse ei saagi aru, et tal on seda vaja, sest ta ei tunne, et ta on patune. Aga juudid mõistsid seda. Seepärast, kui me loeme evangeeliumi või me loeme Uut Testamenti, ja Peetrus seal loeb neile ette, et te olete oma messia nagu risti löönud ja nad ütlevad seal, et mis me peame tegema. Nad tunnevad järsku seda suurt seda oma patusust. Ja see on see oluline koht, kus ka meie, kui meie lähme ka välja, meil on kõigepealt vaja aru saada, kui me kuulutame evangeeliumi, et inimene üldse mõistaks, et ta on patune, sest kui ta ei tunne, et ta on patune, siis ta ei saa ka võtta vastu lahendust sellele patule. Ehk siis kuidas saada päästetud? Me läheme esimese kirjakoha juurde, on roomlastele 1:16 ja 17. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Ehk siis siin on öeldud, evangeelium on Jumala vägi päästeks igale ühele, kes usub. Me rääkisime uskumisest selles eelmises jutluses. Usk tähendab ka tegutsemist vastavalt siis sellele, mida Jeesus ütles. Aga uskumine tähendabki tegu. See ei ole lihtsalt see, et vaid see usk tähendabki ka tegu. Usk väljendub meie tegudes. Aga ta ütleb, et evangeeliumi on Jumala vägi. Ja ta läheb edasi, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis, usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Kui me siin korraks loeme, siis nagu tundub natukene väga segane esmapilgul. Aga mida tähendab Jumala õigus? See ei tähenda karistavat õiglust, vaid Jumala truudust ja õiglast tegutsemist, millega ta teeb patuse inimese õigeks usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. See on kingitus. Me ei suutnud seda välja teenida. Aga Jumal, see, et me eksisime, Eeden ja Aia, Saadam ja Eva, langsid pattu, me eksisime Jumala vastu. Igavesti võeti meid ära sealt, või võeti Eeden ja Aiast ära. Ja eraldati meist sellest elupuust, sest Jumal ei tahtnud, et nüüd see patune loomus oleks igavesti. Kui me oleks seal elupuus ka veel, see patune loomus, patune ihu, see oleks igavesti elanud ja Jumal ei tahtnud seda. Ja kogu Vana Testamendi vältel me näeme, et inimene proovis ise oma tegudega õigeks saada ja ta ebaõnnestus. Ja Jumal tegelikult juba Abrahamile kuulutas ette, et tema kannab meie süüteod. Ma võib-olla ei jõua täna sellest rääkida, aga see on väga põnev, kui te uurite, lähete tagasi Vanasse Testamenti, siis tõesti Jumal tegi seal oli siukene nagu talitus, või nagu ohvri pidi tooma ja tavaliselt siis sealt see Abraham pidi minema sealt altari vahelt läbi, et ta kinnitab lepingu, see oli siis tollaajane komme.
aga hoopis Jumal läks sealt läbi, mis tähendas seda, et kui Abraham eksib või kui meie inimestena eksime, aga see oli siis, et Abraham eksib, selle seaduse vastu, siis oleks pidanud tema sealt läbi kõndima ja siis oleks nagu veresüü tema peale tulnud, sealt tapeti nagu loomad ära ja siis ta kõndis sealt läbi. Aga see tähendas hoopis seda, et kuna et Jumal läks sealt läbi, see tähendas seda, et isegi kui mina või sina või kui Abraham eksib nende seaduste vastu, siis see tuleb Jumala peale, see süü. Ja seda juba kuulutas Jumal ette Abrahamile, et see sünnib ja see täitus Jeesuses Kristuses. Et kõik pandi tema peale. Kõik see patt, mis meie teeme, see pandi tema peale. Aga kuidas siis saada päästetud? Mis te arvate, kui rahva hulgad tulid Jeesuse juurde ja ütlesid, et me tahaks pääseda, mis Jeesus tegi? Ütles, et nii, kõik kummardage pead, silmad kinni. Kallis taevane isa, me tuleme sinu ette praegu. Tunnistan, et ma olen patune. Ütelge minu järgi. Tunnistan, et ma olen patune. Jeesus suri minu eest. Ma palun, et sa andestaksid mulle minu patud, minu eksimused. Ma võtan Jeesuse issandaks oma päästjaks. Aamen. Võite tõusta. Kas ta tegi nii? Ei, ta ei teinud seda. Ja nüüd te võite edasi elada ja olete päästetud. Kas Jeesus tegi nii? Ta ei teinud seda nii. Me ei näe seda Piiblis tegelikult. Kas varakiriku apostlid tegid niimoodi? Patuse palve on siis see enam-vähem nii. Nad ei teinud tegelikult seda ei eksisteerinud tegelikult. Patuse palve tuli meile, see on, ütleme niimoodi 18. kuni 20. sajandil ja seda populariseeris tegelikult Billy Graham 20. sajandil siis selliste suurte koosolekute kaudu, kus siis seda loeti kõik koos rahvamassina seda palvet. Aga see ei ole lahendus tegelikult, see on poolik lahendus. Ja et see on poolik lahendus, seepärast, et nii me ei näe Piiblis, et keegi oleks teinud. Ja me jõuame selle juurde, miks see on poolik lahendus lõpupoole. Et see patuse palve iseenesest ei ole nagu halb, aga ta ei ole lõpuni nagu piibellik või lõpuni nagu terviklik. Ja seda tavaliselt tuuakse ettekäändeks, et roomlaste 10:9, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ei see ole veel see, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad päästetud. Aga me jõuame selle juurde tagasi. Siis mõnikord öeldakse ka, et Jeesus, et see, kes ristil suri, on ja. Aga praegu puuduta ka seda, et kuidas tema siis sai. Temaga on siis see teema, et tema suri risti puhul, tema suri enne, kui Jeesus üldse oli surnud ega üles tõusnud, ei olnud veel, ei olnud ristimist, Jeesuse Kristus, ei olnud püha vaimu veel. Tema elas vana lepingu ajal. Nii, aga mida siis varakirik rõhutas 1. kuni 4. sajand, ütleme nii, oli meeleparandust, ristimist ja usu avalikku tunnistamist. Aga enne veel siis, kui me lähme edasi, siis ma tuleks tagasi küsimuse juurde, ma küsisin, et kuidas saada päästetud. Mida tähendab, mida me nagu sellega mõtleme, et saada päästetud, millest päästetud? Kas halbadest sõnadest? Kas raskest tööst, kiusatustest? Või mõtleme me, et kas meid on päästetud põrgust? Matteuse 1:21 ütleb, et ingel ilmus Joosepile, ta ütles talle, et ta peab lapsele nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Ehk siis, ja hiljem ütles ka ristija Johannes Johannese 1:29, et vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Ehk siis, jah, patt viib meid lõpuks põrgus, aga Jeesus ei tulnud meid päästma nii-öelda põrgust, vaid ta tuli meid päästma meie pattudest. Sõna rõhutan pattudest, mitte pattudees. Et pattudest ütleb siin. Ja
ja tegelikult Jeesus tuli meid päästma mitte ainult pattudest, me loeme Uuest Testamendist ja Vanast Testamendist, mis räägib Messia ettekuulutusest, et ta tuli meid päästma ka meie haigustest ja needustest. Jesaja 53 räägib meile, ja seda me tegelikult puudutasime ka seal paasapüha jutluses, ma soovitan ka seda järgi kuulata, et mõista seda Jeesuse ohvrit. Et Jeesus ei toonud meile siis ainult vaimset tervenemist, paljud ateistid või mõned ütlevad, et meid Jeesus vabastas meid ainult nagu vaimselt tervendas meid. Aga Jesaja 53 räägib meile, et ka füüsiline tervenemine on tulnud tema vermete läbi. Sest tõesti, ta võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, ent meie pidasime teda vigaseks, Jumalast pekstuks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Uus Testament kinnitab seda Jesajat veel, 1. Peetruse 2:24. Tema ise kandis meie patud oma ihus ristipuule, et me pattudele surnuna elaksime õigusele. Tema vermete läbi olete saanud terveks. Ja samuti ka Matteuse 8:16-17 ütleb, et aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved. See on siis sellest. Aga Jeesus kandis ära ka meie needused ja sellest räägib Galaatlastele 3, et Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes rippub. Ehk siis Jeesus murdis needused ja kõik needused, nii vaimsed, sotsiaalsed kui füüsilised. Ja kes soovib rohkem tutvuda nendega, siis 5. Moosese 28 kirjeldab neid needuseid, mis tabavad inimest patu tõttu. Ja Jeesus öeldi, ja Jeesus tuli meid päästma patust. See on oluline mõista seda. Patu tõttu tabab meid needused, mis Jumal on öelnud, et patu tõttu ja tabavad meid, aga Jeesus tuli meid lahti ostma ka nendest needustest. Me võime mõelda, miks Jeesus seda tegi või miks Jumal lasi siis sellel sündida, et Jeesus suri meie eest. Ja seda ka Jesaja 53:5 tegelikult ütleb, et meil oleks rahu. Mis rahu? Rahu Jumalaga. Selleks, et taastada see osadus, mis meil oli Edeni aias. Ja sest et inimlikult Jumal nägi, et me ei suuda sellest patuorjusest lahti saada. Ja Jumal tahtis luua uue inimese. Sest tõesti peale patu langemist aias jäi see patt nagu igavesti meisse. Näiteks Noa lugu on ja Jumal hävitas kogu maa ja võttis selle, ta ütleb, et ta oli ainuke õige inimene selle sugupõlve keskel. Aga mis juhtus peale Noa uputust? Peale vee uputust, mis juhtus? Ta eksis. Ta näitab, et see on meie sees. See patune loomus on meie sees. Me saame seda kogu aeg kaasa endaga nagu. Et see ei ole kuhugile kadunud. Et mõni inimene võib öelda, et kui oleks kõik ideaalne maailm ja ei oleks üldse kurjust ja haigust ja muud, et siis ma elaksin Jumalale ja siis ma saaks õigesti elada ja siis ma ei teeks halbu asju. Aga tegelikult on näha, Jumal pani Noa ideaalsesse uude maailma ja see patuse loomusega inimene eksis uuesti ja jälle läks kõik sama rada. Me võime lugeda, mis peale Noad on ja juhtus. Inimesed läksid kurjaks endiselt. Ja Jumal ütles, et ma tahan luua uue inimese, anda täiesti uue südame. Et kes elab patuta. Et siis ühel päeval ma saaksin kui ma jälle teen uue taeva, uue maa, ma panen selle uue inimese sinna ja siis ma saan talle anda selle elupuu ja ta saab sealt jälle süüa ja siis me saame elada igavesti ja koos. Nii et pattu enam ei ole ega midagi halba. Kas on võimalik jätata patus elamist, aga ikka olla samal ajal päästetud? Ei. No õige vastus. Ei ole võimalik.
ei ole võimalik jätkata patus elamist ja olla päästetud samal ajal. Mitte piibli järgi. Apostlite ajal ka ei olnud see. Kui keegi oleks apostlite ajal või varakiriku ajal tulnud kogudusse ja öelnud, et ma olen patune, aga ma olen päästetud, siis sa nagu, et millest sind siis päästeti? Kui sa ikka veel patus elad või ikka veel patune oled. Aga loeme Mattuse 7, 21-23. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taeva riiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas ma ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest ülekohtu tegijad. Ülekohtu tegija on siis see, kes teeb pattu. Vanatõlge ütleb ka, et taganege minust ülekohtu tegijad. Ehk siis mida ma tahaksin välja tuua on esiteks on ju isa tahtmine. Mis on tema tahtmine? Ja ta ütleb, et ma ei ole teid kunagi tundnud, te ülekohtu tegijad. Teie, kes teete pattu, ma ei ole teid kunagi tundnud. Loeme järgmise kirjakoha, see natukene aitab selgitada eelnevat. Johannese 3, see on vale koht. Okei, me loeme selle ka ennem, ja. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Jumal tahab tunda meid. Kas meil on täna osadus Jumalaga, Jeesusega? Lähedane osadus. Me lihtsalt ei saa uskuda, ainult uskuda, ilma et me nagu tunneksime teda. Et me lihtsalt ei usuks, vaid me ka tunneksime teda. Ja kui see Jumala tundma õppine võtab aega, kogu meie elu me õpime teda tundma. Ma arvan, et kõik on nõus, et iga päev me õpime jälle midagi uut Jumala kohta. Ja see on see, et me kasvaksime sellesse osadusse ja õpiksime Jumalat nagu tundma. Ja see on see, mida ta igatseb, et me oleksime temas selles osaduses. Johannese 3, 4-10 ütleb, igaüks, kes teeb pattu, see on nüüd palju teksti siin, aga ma loen ette, rikub ka seadust ning patt on seaduse rikkumine. Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma. Lugesime, Jeesus päästis meid meie pattudest. Ning temas endas ei ole pattu, Jeesuses ei ole pattu. Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ükski püsib Jeesuses, siis ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Ehk siis ta ei ole ära tundnud Jeesus tegelikult veel. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes on kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Meid on kutsutud elama püha elu. Ja Jeesus on meid vabastanud patust. Tõelisel kogudusel on Jumala vägi ja samal ajal ka pühadus, Jumala kartus, tõeline meeleparandus ja elamine pühas vaimus. Ma proovin nagu natukene seda patuse ja püha teemat katta veidi hiljem, aga lähme edasi siis sellega, et mida siis teha, et saada päästetud ja me võime lugeda Apostlite 2. peatükist 37-39 salmid, et seda kuuldes lõikas see neile südamesse, nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed, vennad. Peetrus oli neile just kuulutanud, et nad on oma messja nagu ristilöönd ja neid see lõikas südamesse. Ja põhimõtteliselt, mida nad ütlevad sellega, et mida me peame tegema, et pääseda. Ja Peetrus vastas neile,
parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see on tõotus, sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Ehk siis mis ta ütles? Esiteks, parandage meelt. Teiseks, laske end ristida oma pattude andeks saamiseks. Võtke vastu püha vaim ja see lubadus on antud kõigile, nii teile, teie lastele ja ka kõigile, kes on väljaspool, siis tolles, kes ta mõtles, väljaspool siis Iisraeli on ja paganad ka tegelikult. Selleni ta muidugi jõudis hiljem, aga ta rääkis püha vaimu ajal. Sa võid järgmisest slaidi panna. Ehk siis meeleparandus Jumala ees on see esimene asi, mida peame tegema. Jeesus kuulutas samuti meeleparandust. Apostlid kuulutasid meeleparandust. See on esimene asi, millest kõik alguse saab. Me mõistame, et me oleme patune ja me pöördume Jumala poole. Jumala ees me peame meelt parandama. Teiseks, ristimine Jeesuse Kristuse nimesse. Et me saaks puhtaks pattudes, saada need andeks. Ja siis on Jumala tõotus selle taga, et me saame ka püha vaimu ehk püha vaimuga ristimine. Et elada siis Jumala väes ja jõus seda patuta elu. Ilma püha vaimuta on see üsna võimatu. Ja see kõik on siis võimalik sellepärast, et Jeesus suri meie pattude eest ja maeti ja äratati 3. päeval üles. See on see põhikirjakoht, mis on evangeelium. See, et Jeesus suri meie pattude eest, ta maeti ja äratati 3. päeval üles. Me võime lugeda mitmes korras, et kui Jeesus oleks üles äratanud, siis see ei oleks rõõmusõnum, sest siis me oleks ikka veel elaks oma pattudes. See on nii oluline mõista, et Jumal on meid meie pattudest päästnud. Mida Jeesus kuulutas? Ja seejärel minge tehke siis kõik jüngriteks ja õpetage pidama kõike, mida ma teid käskin, mida Jeesus siis käskis. Sellest me rääkisime eelmine kord. Aga mida Jeesus kuulutas? Järgmine slaid. Tema kuulutas meeleparandust. Me võime sellest lugeda Matteoses, me võime sellest Markuses ja teisteski kirjakohtades. Ja Jeesus ise ei ristinud inimesi. Me peame mõistma, et Jeesus kuulutas veel vana lepingu ajal. Ta ei olnud veel surnud, ta ei olnud üles tõusnud, püha vaimu ei olnud välja valatud. Aga Jeesuse jüngrid ristisid ja see tegelikult oli meeleparandusristimine, mis toimus. Sest hiljem me näeme apostlite 19. peatükis, et Johannese ristimine meeleparanduseks ei olnud piisav uue lepingu nagu tähenduses, et nad pidid saama ka ristitud Jeesuse Kristuse nimesse. Et siis selle ristimise kaudu siis nad said osa siis Kristuse surmast, üles tõusmisest ja pühast vaimust. Korraks võib-olla loeksingi selle nagu ette siit. Sest et see on oluline mõista. Et Paulus oli Efesoses ja ta tuli sinna ja ta küsis neilt, kas te võtsite vastu püha vaima, kui te saite usklikuks? Ja nemad vastasid, me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles neile siis, et millesse siis te olete ristitud? Nemad vastasid Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles, et Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda. See tähendab siis Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, siis tuli püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Ja neid oli siis kokku umbes 10 meest, mis on siis 20 meest umbes sai seal päästud. 12, jah, võib küll olla 12 ka. Vabandust. Nii. Ja mida Jeesus ütles peale oma ülestõusmist? Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas. Jeesus ise käskis meid, et me peame kuulutama meeleparandust, et me saaksime patud andeks. Aga mis on meeleparandus? Defineerime võib-olla natukene seda, et
meeleparandus tähendab siis patust ärapöördumist ja seejärel Jumal on tõotanud, et tema annab meile uue südametunnistuse. Me võime Hesekieli 36:26-27 lugeda. Ja mina annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käiksite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Kui meie pöördume Jumala poole, siis Jumal on tõotanud, tema võtab ära selle lihase südame, tema võtab ära selle kivise südame ja annab meile uue südame. Kõigepealt teeme meie oma osa, meie pöördume ja siis tuleb Jumala, teeb oma osa, annab uue südame ehk uue südametunnistuse. Aga defineerime siis, mis on meeleparandus. Järgmine slaid. Seda võiks siis defineerida nii. Sul on piisavalt kahju, et lõpetada. Väga lühidalt. Või siis öelda teadlik ja siiras otsus loobuda patust ning pöörduda Jumala tahte järgi elamise poole. Teadlik ja siiras otsus loobuda patust ning pöörduda Jumala tahte järgi elamise poole. Või siis natuke pikemalt. Järgmine slaid. On siis, oleks, et meeleparandus on Jumala kutsele vastamine, mille käigus inimene tunnistab oma pattu, kahetseb siiralt, muudab oma elu suunda, loobudes patust, usaldab Jumala armu ja andestust ja pöördub Jumala tahte järgi elama. Ja meeleparandus on väga oluline mõista. Meeleparandus ei ole lihtsalt emotsionaalne reaktsioon, vaid see on teadlik otsus. Defineerime siis ära, siin ka oli kirjas, mis see kahetsus siis on. Kahetsus on, et sul on kahju, et sind tabati teolt. See on emotsionaalne reaktsioon, vastupidiselt meeleparandusele. Emotsionaalne reaktsioon siis tehtud eksimusele või veale. Ja inimene üldjuhul tunneb siis kahetsedes süüd või kurva meelsust, häbi või piinlikkust. Ta tunneb halvasti oma eksimuse pärast. Ja kahetsus võib olla siis positiivne ja päästele viiv, kui see viib meeleparandusele. Me lugesime, et inimene tunnistab oma pattu ja kahetseb siiralt. See on siis, seda nimetatakse piiblis Jumala tahtmist mööda kurvastus. Ja see võib viia ja kui on selline nagu Jumala tahtmist mööda kurvastus, siis see viib meid meeleparandusele, mis on siis päästele viiv. Aga maailma kurvastus, nagu me piiblist võime seda lugeda, siis kahetsus võib olla ka viljatu ja enesekeskne, kui see ei muuda elu. Sa tunned küll süüd, aga sa ei muuda oma elu. See on kahetsus. Kahetsus on siis see, et sa tunned süüd, aga sa ei muuda. Sa ei tee pööret oma elus, kanna pööret oma elus. Meeleparandus siis on see, et ta ei ole küll, alati ei pruugi olla selline emotsionaalne reaktsioon, aga seal on teadlik otsus, et ma tahan pöörduda ära sellest patust, millest ma elan. Nii et kui sa tõeliselt meelt parandanud, siis sa ei saa elada patus. Sa ei saa jätkata patus elamist. On asjad, mida sina teed ja on asjad, mida Jumal teeb. Ja rääkisime sellest, ma ütlesin seda enne. Meie pöördume ja Jumal on lubanud, et tema annab meile uue südametunnistuse, mis ei lase tegelikult. Meil enam, me tunnetame ära, et nüüd see on see patt. Jumal äratab meie vaimu ellu. Sina pöördud patust ja Jumal on lubanud, et tema võtab vana südame ära ja annab selle asemele uue lihase südame ja sa ei või jätkata patus. Mitte keegi, kes on uuesti sündinud, ei saa jätkata patus elamist. Kui sul on osadus patuga, siis Piibel räägib, et sa ei tunne Jumalat. Sest Jumal on püha ja Jeesus tuli, et meid päästa patust. Seega meeleparandus on seotud südametunnistuse saamisega Jumalalt, patu hülgamine ja elu suuna muutus. Nii, aga siis räägime, mis ristimine on. Teine punkt oli, et kõigepealt parandage aina meelt Jumala eest ja siis ristige Jeesuse Kristuse nimesse. Riskidimine tegelikult ka tegeleb patuga. Me saame puhtaks patuks, meid pestakse puhtaks. Ja Hananias, kui te mäletate, ütles siis Saulusele või siis uuele Paulusele,
tõuse püsti ja lase oma patud maha pesta. Ristimine päästab. Apostlite 2.38 ütleb, et ristige pattude andeks saamiseks. Johannese 3.5 ütleb Jeesus ise Nikodeemusele, et tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. See on väga oluline mõista. Eelmisel korral me lugesime sellest, et tähendab siis, kui ma eelmine kord jutustasin, et Jeesus ütles oma jüngritele selle kutse, Markuse 16.15, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Ehk siis, mida ta usub? Ta usub evangeeliumi ja see usu tulemus viib ta tegudele, usk on tegu, me väljendame oma usku tegude kaudu, et see evangeeliumi, mis iganes siis evangeelium on, see peaks meid panema mõtlema selle peale, et me tahame ristitud saada. Ja kui me usume evangeeliumi ja me oleme ristitud, siis me saame päästetud. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja Matteuse 28.9 ütleb ka, et ristides neid on ja tehke jüngriteks kõik rahvad ja ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Mida see tähendab isa, poja ja püha vaimu nimesse ristimine? See tähendabki seda sama. Pöördume esmalt Jumala poole meele paranduses. Me ristime Jeesuse Kristuse nimesse ja siis me saame püha vaimu. See tähendabki seda. Aga nüüd võib-olla, kuna me jälle tuleme erineva taustaga, kuidas see ristimine siis nagu on, et kuidas ristimine Vana Testamendi ajal oli? Et see ei ole lihtsalt veega piserdamine, et osades kirikutes nagu ainult piserdatakse natuke vett peale, et see on ristimine. Vana Testamendi ajal oli olemas selline asi nagu rituaalne veega puhastumine, mida nimetati mikvaks, ehk siis see miga on nagu puhastumisvesi. Ja see vesi oli siis elav vesi nii-öelda. See pidi olema elav vesi, milles puhastuti. Ehk siis vihmavesi või allikavesi või mõni looduslik veekogu. Ja mikva ei olnud lihtsalt veega piserdamine ega osaline loputamine, vaid see tähendas täielikku kehalist sukeldumist sinna elavasse vette, siis, mis oli siis kas see või see. No mingi veekogu, ütleme siis nii. Ja seda siis reeglina siis pidi kogu kehaga korraga vee alla minema, juuksekarvani välja. Ja juutidele pole kunagi olnud füüsilised asjad lihtsalt sümbolid, vaid need olid päriselt nagu, nendel oli mõju. Ristimine päästab. Jätke meelde, ristimine päästab. See ei ole lihtsalt see, et see on lihtsalt sümbol. Nad mõistsid seda, et kui nad läksid sinna vette sisse, siis nad said vanast puhtaks ja nad tulid uue inimesena välja. Enam ei olnud seda nagu mustust nende sees. Et millal nad seda tegid, oli siis kus ma kirjutasin siia. Jah, see on vist järgmine slaid äkki. Et nad tegid seda üldjuhul, vabandust, pane tagasi. Ja, et nad tegid seda üldjuhul siis näiteks naised peale veritsemist või peale sünnitust või peale seda, kui näiteks kui surnud oled puuduta, neil olid väga-väga ranged need puhtuse reeglid, võime seda 3. Moose 15 ka lugeda, ja samuti pidid ka preestrid endid puhastama enne templi teenistust. Ja tavaliselt isegi mindi alasti sinna vette, ilma igasuguste eheteta, takistusteta, mis blokeeriks seda vee nagu ligipääsu kehani. Ja see rabiinlik siis traditsioon tähendaski seda, et selle nagu läbiviimine tähendaski seda, et vanast puhtaks ja uuena välja tulemine. Nüüd, kui pagan soovis juudiks saada, siis ta pidi esmalt, see on järgmine slaid, ta pidi esmalt ümber lõigatama, siis ta pidi tooma ohvri ja peale seda ta pidi ennast täielikult vee alla kastma, mis siis oli jällegi sümbol puhastusest ja uue elu algusest. Ja see kastmine oli siis ainult üksik sündmus. Siis ta sai uue identiteedi. Pagan sai juudiks. Uus identiteet. Minu arust
väga-väga sarnane sellele, mida me mõistame uues lepingus, eks ole. Meid on ümber lõigatud, meie süda on ümber lõigatud, Jumal on meil uue südame. Jeesus on täielik ohver, ta on täieliku ohvri meie eest toonud, me oleme ristitud tema nimesse. Ja me saame täiesti uue identiteedi temas. Ja seda me mõistame, kui meid maetakse vee alla, siis me matame selle kogu vana ihu, kogu selle maise ihu vee alla. Ja kui me tõuseme, siis me kuulutame, et me tõuseme selles samas väes, selles püha vaimu väes, nagu Jeesus tõusis surnust. Me ei saa olla enam me ei saa enam olla endised. Ja see ei ole lihtsalt sümbol, et nüüd ma teen elu muutuse. See ei ole lihtsalt sümbol. Mul on teile üks tunnistus sellest, mis on päris sündinud lugu. Ilmselt Kris on seda juba mitmeid kordi kuulnud. Aga üks mees otsis oma sõpra ja ta ei suutnud teda leida. Ja ta otsustas ühel hetkel siis minna ennustaja juurde ja küsida, et kas sa võiks mulle näidata, kus mu sõber on. Ja see ennustaja ütles talle täpse kuupäeva, sellel päeval ta suri. Ja mees muutus väga kurvaks, sest ta oli talle väga kallis sõber. Ja ühe päeval ta kõnnib tänava peal ja ta kohtab seda oma sõpra. Ta küsib, kuidas on see võimalik? Mulle öeldi, et sa oled surnud. Ja täpselt sellel kuupäeval ka. Ja see mees ütleb, et tead, sellel kuupäeval ma sain ristitud. Ma olen uus inimene. See ei ole lihtsalt niisama, isegi vaimumaailm, ennustajad, nõiad, nad teavad. See on pöördepunkt inimese elus. Sa oled päästetud, sa oled vabaks ostetud pattudest. Sa oled uus inimene, sa tuled välja sealt vees, sul on uus identiteet. Sa oled Kristuse oma, sa oled Jeesus, sa oled Jumala laps. Me peame mõistma seda, see ei ole lihtsalt sümbol. See ei ole lihtsalt sümbol. Nüüd Johannese ristimine, see on järgmine slaid. Johannese ristimine ei olnud seotud templiteenistusega ega selle seaduse puhastusega. See oli meelepärandus ristimine. Ja Johannes kutsus isegi juute sinna. Ja juudid ei mõistnud, et kuidas meie kui Abrahami järglastel, meil oleks vaja üldse sellist pöördumist, nagu paganatel on vaja. Aga see tähendas, et ka nemad vajavad uut südant. Mitte ainult rahvuslik kuuluvus ei pääse, vaid neil on vaja uut südant. Nüüd ristimine Jeesuse Kristuse nimesse on siis täielik vee alla kastmine. Roomlaste 6:3-4 võime lugeda. See on surm vanale elule ja sünd uuele elule Kristuses. See on patu maha pesemine. Vaata, kui on tsunamid ja on palju laipu pärast seda, need ihud tuleb maha matta, sest need hakkavad haisema. Kui meie pöördume Jumala poole ja me ei lähe ristimisele, siis see ihu hakkab haisema. See käib meiega kogu aeg kaasas. Ja Jumal ütleb, et mata see maha. Ja ristimine on see, kus me matame selle vana ihu maha. Ja selle tõotusega on ka antud kaasa, et kui me oleme ristitud Jeesuse Kristuse nimes, me saame ka pühavaimu anni, ehk siis pühavaimu ristimise. Nii. Ja, ristimine on siis seotud Kristuse matmise üles tõus. Ma tahan teile lugeda siin kohal Roomlastele 6:3-11. Et me mõistaks veel seda nagu uuesti. Ja sa võid täitsi kodus tõesti võtta veel ise eraldi ette ja lugeda seda. Nüüd mul ei ole. Roomlaste 6:3-11. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu.
sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga. Teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure. Surm ei valitse teda enam, sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks. Aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ehk siis jälle. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Eks ole. Kui me saame ristud, siis me matame selle liha maha. See, mis takerdab meid. See vana liha, kui ta jääb matmata, siis ta hakkab meid takerdama. Kurjad vaimudki on sunnitud lahkuma. Väga paljud inimesi, keda ristitakse, nad saavad vabaks kurjadest vaimudest, haigustest. Et see ei ole lihtsalt sümbol. Ja see tõotus, et me saame püha vaimu. Selle esimese Peetruse 3:21 ütleb, selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Evangeeliumites ei saanud keegi ristuda Jeesuse nimesse, sest ei olnud veel mingit sellist veega ristimist sellisel eesmärgil. Jeesus ei olnud ka surnud ega üles tõusnud ja samuti ei saanud ka keegi püha vaimu, sest püha vaim ei olnud veel välja valatud. Aga päästmine on seotud patuga, sest me oleme päästetud patust ristimise läbi. Paljud kristlased on parandanud meelt, aga võitlevad ikka patuga. Nad ei tunne ennast vabana patust. Miks see on nii? Üks variant on see, et nad ei ole ristitud Jeesusesse Kristusesse. Võib-olla nad on ristitud, aga nad ei ole mõistnud ära, mis ristimine on. Me oleme läbi ristimise vabad patust, me ei ole seotud patuga ja me võime elada püha elu. Me peaks jälle üle vaatama sellises olukorras. Need 3 punkti, mis ma ütlesin. Meeleparandus Jumala ees, ristimine Jeesuse Kristusesse ja kas meil on püha vaim. Need on kõik olulised. Kui meil on midagi puudu, kui sa tunned, et see asi ei lähe kuidagi kokku sinu eluga, siis sa pead mõtlema, kas sa oled tõeliselt Jumala ees meelt parandanud. Kui sa oled, kas sa oled ristitud Jeesuse Kristusesse? Kui sa oled, kas sa oled mõistnud, millest sind on vabastatud, millesse sind on ristitud? Ja kui sa oled ristitud, siis kas sa said püha vaimu Anni? Kas sa said püha vaimuga ristitud? Ja me lähmegi järgmise teema juurde, püha vaimuga ristimine. Uues testamendis me näeme, et see püha vaimuga ristimine tuli tihti käte peale panemise kaudu inimeste poolt, kes olid juba püha vaimuga ristitud. Aga sa võid ka ise palvetada ja selle saada. Ain on siin elus näide sellest. Mäletan eredalt, kuidas sa tulid, et ma sain. Et me võime lugeda, et Jumal on suveräänne. Tollal hetkel, kui veel apostlid ei mõistnud, et paganad ka saavad osaks, siis Jumal pidi püha vaimu enne saatma. Sest et muidu, ja siis ütles Peetrus, et aga mis nüüd takistab, et ristitud saada? Et see oli erand. Aga õige järjekord võiks olla see meeleparandus ennem, ristimine ja siis püha vaimuga ristitud saamine. Aga Jumal on nii suveräänne ja ta näeb meie olukorda, ta näeb missugusest olukorrast me oleme tulnud ja ta võib teha erandi. Aga me ei saa hakata õpetama sellepärast, et nüüd me õpetame ainult erandeid, on ju, sellepärast. Aga me näeme apostlite 8. peatükis, me näeme, et vaim antakse käte peale panemise kaudu. Apostlite 10. peatükis me võime lugeda, et Peetrus ja Kornelius on ju, kus püha vaim tuli
ja siis Peetrus ütles, et aga nüüd mis takistab teil ristitud saamast? Ehk siis Jumal on teid vastu võtnud, mis mina enam siin takistama tulen, et ei võiks nagu Jumala juurde tulla, onju. Ja Apostlite 19.2 me loeme, Paulus oli Efesoses, ma seda ennem just lugesingi teile, et nad ei olnud kuulnudki, et pühavaimu ka on võimalik saada, onju. Nad olid ainult Johannese ristimisse ristitud. Ja üldiselt pühavaimuga ristimise märgiks või see, et sa oled pühavaimuga ristitud, selle märgiks on see, me võime, see siis on kõik jälle piiblis kirjas, me ei mõtle seda ise onju välja. Selle märgiks oli keeltega rääkimine ja profeteerimine, prohvetluse vaim. Me võime Vanast Testamendist öelda, et lugeda, kuidas Jumal ütles, et nad hakkavad nägema unenägusid, nad hakkavad nägema nägemusi. See on seesama püha vaim, kes meile ilmutab Jumala sügavusi. Aga ka keeltes rääkimine, ma arvan, et see on jälle siuke teema, mida ma peaks täiesti eraldi katma, sest see on väga segane väga paljude jaoks, sest öeldakse, et ei, kõigil ei ole keeltega rääkimist aga tegelikult on olemas erinevaid keeli ja need isiklikud keeled on kõigi jaoks. Kõik saavad rääkida neid isiklikke keeli. Aga me praegu ei hakka võib-olla selle rohkem keskendume siin kohas. Aga püha vaim siis ei ole ainult lihtsalt selle jaoks, et ma saaks keeltes rääkida, muidugi see on väga oluline osa, sest see on see keel, mida hingevaenlane ei saa mõista. See on ainult meie vaim räägib Jumala vaimuga. Püha vaim annab ka meile väe evangeliseerimiseks. Me näeme, et enne kui püha vaim ei olnud veel välja valatud, siis apostlid olid hirmul, lukustasid ennast. Nad julged välja minna. Aga peale seda, kui püha vaim oli välja valatud, muutusid julgeks. Nad läksid. See on vägi meile antud, et me saaks julgusega minna evangeliseerima. Aga veel olulisem sellest, ma arvan, on see, et püha vaim tegeleb tegelikult patuga meie elus. Ta loob selle püha elu, et me oleksime pühad nii, nagu Jumal on püha. Sest püha vaimu vili on, et ta paljastaks seda pattu ja ilmutaks meile Jeesust läbi Jumala sõna. Võid selle järgmise slaidi, ma arvan, panna, et kui me uuesti sünnime, siis tegelikult toimub 3 muutust. Ja Paulus räägib 1. Korintuse 15, et on nagu üks saladus, mis on nagu, ja ma räägin sellest saladusest ka kohe, aga toimub siis 3 muutust, et kui me uuesti sünnime. Esiteks me saame selle uue südametunnistuse ehk uue südame ja see toimub momentaalselt, koheselt. Me olime surnud, nüüd elame, meie vaim äratatakse üles. Vaata, ma arvan, et Kris on sellest tihti rääkinud, et kui meie vaim magab alles, siis ega hingevaenlane ka ei tule torkima, aga kui meid hakkavad huvitama need vaimsed asjad, kes läheb siis sensitiivide poole ja muu poole, aga võib-olla ka Jumala poole, hakkab huvitama see vaimne maailm, siis see on nagu, hakkab ennast juba nagu avama ja vaat seda hakkab siis saatan nagu eksiteele nagu viima, et tegele siis nende asjadega, mis ei ole Jumala asjad. Aga nii kaua, kuni meil ei ole üldse sooja ega külma vaimsetest asjadest, nii kaua meie vaim on ikka täitsa tuim ja täitsa nagu surnud, Et nii kaua nagu isegi saatani nagu ei taha väga midagi tegemist teha meiega. Aga Jumal igatseb endiselt meid. Ja selles pöördumise momendis Jumal annab meile uue südame, nii et meie vaim äratatakse ellu ja järsku me hakkame kogema. Ma olen eksinud, ma olen kuidagi nagu, meil tekib see tunnetus. Peale uuesti sündimist me hakkame ringi vaatama, et ja see on, seda ma teen valesti. Jumal hakkab ilmutama meile asju, mida me kõik oleme valesti teinud. Ja see on loomulik, see on väga loomulik. Aga ja peale seda toimub ka meie hingede ümberkujundamine. See toimub samal ajal tegelikult. Hingede ümberkujundamine, ehk siis ka meele uuendamine võiks öelda selle kohta. See kestab meil elu lõpuni. See on siis see, mida me hakkame nüüd tegema peale seda, kui me Jumala juurde tuleme, me hakkame enda elu Jumala sõnaga kooskõlla viima. Ja see on põhimõtteliselt ainuke protsess, kus meie saame nagu midagi ära teha. Need on need teod, usuteod armastusest, nagu sa Taimi rääkisid, Et me hakkame oma elu, me hakkame seda püha elu elama, välja elama. Ja me seda protsessi, seda hinge ümberkujundamise protsessi, seda me saame ise kas kiirendada või aeglustada.
ja see on siis jah see protsess, milles me saame ise nagu midagi teha. Ja muidugi see, et me pöördume Jumala poole. Aga tegelikult on see, et Jumal annab selle uue südame meile. Ja võime lugeda Johannes 1.21. Võtke vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab tasaduses päästa teie hinge. Valmistage endile päästet kartuse ja värinega. Meie teod ei päästa meid. Ristimine Jeesusesse päästab ja see on tasuta kink Jumalalt meile. Aga mida need teod siis teevad? Need teod valmistavad meid ette Jeesuse tulekuks, et võtta vastu see oma uus ihu ja olla temale sobilik pruut. Ja Jaakobuse 2.20 kirjutab meile ka, et usk ilma tegudeta on surnud. Et see ei ole võimalik niimoodi uskuda, et meil tegusid ei ole. Aga need on need usuteod. Ja ma ei tea, kuidas te mäletate, me korraks seda teemat ka seal lõpupoole paasapüha jutlusest mainisin, et meie ootame seda, et need, kes on nagu Jeesuses vastu võtnud oma ellu ja me elame seda pühitsetud elu, siis me ootame seda oma uut ihu, sest praegu meil on see maine veel, on ju. Ja Jeesus sai siis selleks, kui ta üles tõusis sellel 3. päeval, see oli uudse vilja püha, ehk siis see oli märk sellest, et tema sai esimeseks selleks uudse viljaks, mis andis meile märku, et tema siis sai esimesena selle uue taevase ihu. Ja et meie saame siis nüüd oma vaimu nagu uuendada ja me töötame oma hingega ja meile uuendamisega ihu on meil veel maine, see lihalik, see muldne. Aga nüüd Paulus siin 1. Korintuse 15 ütleb, et 3. muutus on ka tulemas. Ja me saame täiesti uued kehad, nii nagu Jeesus sai üles tõusmisel. Milline Jeesuse keha oli? Kas keegi oskab mulle öelda? Kirgastatud. Missugused omadused sellel ihul, uuel ihul oli? Oskab keegi öelda? Üleloomulikult. Mida? Üleloomulikult. Üleloomulikult. Aga ta sai süüa. Ta sai juua. On ja? Aga mis ta veel tegi? Transporteerus ühest kohast teise. Ja läks läbi seinte. See on see taevane ihu. Mida veel? Mulle tundub, et ta ilmselt sai ka kuju muuta, sest näiteks Emmause teel jüngrid ei tundnud teda alguses ära, on ju. Mõtle, nad olid ju nii kaua Jeesusega käinud 3 aastat. Kuidas neid tunne Jeesust ära? Et mulle tundub, et sa saad ka kuju muuta. Maarjale ta ilmus ka, on ju. Teistmoodi. Et see on see uus ihu, taevane ihu, mida meie ootame praegu. Et me saaks selle. Et praegu meil on see maine, aga see taevalik ihu on nagu maise ja vaimse nagu mingi kombo, vaata. Sest et Piibel räägib, et need, kes on läinud magama, nemad on hetkel selles vaimses seisundis, vaimses olekus, kui nii võib öelda. Sest et ja siin see Paulus siis kirjutabki selle saladuse, et ma loen siis, et siis viimse pasuna hüüdes surnud äratatakse kadumatutena, ehk nad saavad selle uue ihu sellise nagu Jeesuselgi praegu ainukesena, on ju. Aga siis seejärel muudetakse ka meid, kes me veel maa peal oleme ja me läheme talle vastu. Ehk siis praegu need, kes on magama läinud nii-öelda, nemad on oma selles vaimses seisus, vaimses olekus. Aga nüüd, kui viimne pasun hüüab, siis kõigepealt äratatakse surnud üles. Nemad saavad selle taevase ihu. Ja siis, kes veel maa peal järgi on jäänud, Jeesuse omad, siis saame meie selle taevase ihu ja me läheme vastu talle. Nii et see on see taevane ihu, mida me ootame. Ja see on päris põnev, eks ole. Sellist, et meil on nagu selline, ei ole nagu maine ihu, ei ole nagu ka päris vaimne, sest et me saame ka süüa ja juua, mis vaimne ihu tavaliselt nagu ainult ei saa teha. Lõpuks vaetatakse ikka kõik välja. No, nii et ma teeks ühe kokkuvõtte siis, et inimene on patune. Me peame seda mõistma, see on kõige lähtekoht, et inimene mõistaks kõigepealt, et ta on patune. Kui ta ei tunne, et ta on pattu teinud, siis ta ei saa ka pöörduda. Me ei saa Jumala juurde tulla, kui me isegi ütleme, et ma olen nii õige ja ma olen nii hea ja kõik. Aga meil on vaja Jumala ette tulla ja mõista, et me oleme kõigepealt patuna, sest siis me saame selle rõõmusõnumi, selle pääste vastu võtta. Ja siis see tõesti on see evangeelium päästeks meile. Nagu me alguses lugesime, et see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Et Aadamast sündinud see patt on jäänud siis kõigi inimeste sisse.
ja patu palk on surm, me teame piiblist. Jumala läheduses ei saa eksisteerida pattu, sest ta on püha. Ja kõik, kes on patused Jumala ligiolus, surevad. Seda me näeme eriti hästi Hananiase ja Safira juhtumis on ju, kus püha vaim oli, kus Jumala ligi oli veel algkoguduse peal väga tugevalt, siis ei saanud jääda patune inimene, ei saanud, kes eksis, ta suri jala pealt. Ja nii, et see on nagu selles mõttes väljakutse meile, on ju, mõnes mõttes, et kas me elame oma elu nagu püha elu. Aga Kristus suri meie pattude eest, et taastada see osadus Jumalaga, et luua meid uueks elavaks hingeks ja taastada see rahu Jumalaga. Ta äratas meie vaimu. Ja see on täiesti tasuta meile, nii-öelda. Jumala tasuta kink meile. Me ei ole seda välja teeninud. See on tema truudus ja õiglane tegutsemine, millega ta teeb patuse inimese õigeks usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Ja see oli see leping, mida ta tegelikult tegi juba Abrahamiga. Ta ütles, et ta laseb sellel kõigel meie eksimustel tema enda peale tulla. Aga usk ei ole ka lahus tegudest. Usk tähendabki kuuletuda Kristusele ja tema sõnadele. Ja ma lubasin, et ma tulen tagasi selle patuse palve juurde, et miks see poolik on. Et meil on vaja kuulutada täis evangeeliumi koos meeleparandusega, veega ristimise ja püha vaimu ristimisega ja seda, et me elaks ka püha elu edasi. Sest see varustab tegelikult inimest elama selles täies Jumala väes. See aitab meil elada püha elu. Et me võiks tõesti ühel päeval siseneda tema kuningriiki, süüa taas elupuust, nii nagu see oli algses Edenis, ja elada igavesti. Juudid kuulutasid selliselt seda ja nad mõistsid seda. Ja sest neil oli võrdpilt. See on viimane asi, ma luban, ma kohe lõpetan. Lihtsalt me rääkisime nüüd väga palju Uuest testamenti. Ma tahan näidata teile Vana testamenti, sest et apostlitel ei olnud Uut testamenti. Kuidas nemad seda aru said? Uues testamendis me võime korduvalt lugeda, et teil on võrdpilt jäetud. Ja nemad mõistsid seda, sest et nemad lugesid Vana testamenti nii-öelda meie mõistes. Usus me parandame meelt ja eemaldame haputaigna ehk patu oma kojast. Kes mäletab Paasa teemalist jutlust. Meie oleme püha vaimu tempel. Juudid pidid ka Paasa pühal esmalt eemaldama haputaigna ehk patu. Samuti peame meie kõigepealt eemaldama patu ja uskuma. Nad pidid uskuma seda, mis Jumal andis neile käsu, et eemaldage patu haputaigen ja siis väärike piidaga, täiusliku tallega oma piidad. Pidid uskuma, see on usutegu, et nad seda üldse tegid. Meil peab olema usus, me peame meelt parandama ja uskuma, et Jumal teeb omapoolse osa. Meie pöördume ja siis me usaldame ja usume, et Jumal teeb omapoolse. Ehk siis me eemaldame patu oma kojast ja võtame vastu Kristuse lunastuse läbi tema vere, võides sellega oma ihu, oma koda. Ja Kristus kui veatu ja täiuslik ohvritall siis võttis selle kogu patu ja süü enda peale, nii et me oleme puhtaks pestud. Ja kui nad olid selle pöördumise veel teinud, siis nad olid endiselt veel Egiptuses, mäletate? Nad tegid selle talituse, aga nad olid endiselt veel Egiptuses. Kui nad läksid üle Punase mere, siis nad vabastati sellest Egiptusest. Bye Egiptus ja nägemist. Saate aru? Ristimine päästab sellest vanast elust, vanast patust. Sellepärast nad ütlevad, et lase ennast puhtaks pesta, lase see patt maha pesta. See vana orjuse elu. See on võrdpilt meile. See, et Iisraeli rahvas läks läbi Punase mere. Ja peale seda me hakkame, Jumal on ja andis neile oma seadused ja ta käis ise sule ja suitsu sambas. Ehk siis me saame püha vaimu ja Jumal, nagu me lugesime täitsa seal alguses, on ja, et ta paneb oma seaduse meie sisse, et me teaksime, täidaksime seda ja me saame seda täita. Et see on jälle võrdpilt meile.
et Jumal on lubanud oma seaduse meie sisse anda, et tema juhib meid läbi selle kõrbe teekonna nii-öelda, sest see on üks häda ja viletsus mõnikord see maa peal elamine, meil on siin nii palju asju. Aga Jumal on meiega nendes ja ta toob meile võidud ja mitte midagi vaata, me võime lugeda, aga kõrbe teekonna midagi neil ei kulunud, neil oli toit, neil oli kõik, neil oli Jumal. ainuke asi, mis neil oli, et mõtteviis oli neil Egiptuses. Just, neil oli ja see ongi see kogu see kõrbe teekond, meie meele uuendamine, seda me teeme kogu oma elu lõpuni, me peame oma meelt uuendama ja viima Jumala sõnaga kooskõlla. Ja kuniks me siis jõuame sinna tõotatud maale. Ja kes sinna tõotatud maale pääsevad? Need, kes usuvad, sest me näeme kohe alguses, Jumal lubas neile alguses kohe, minge tõotatud maale. Ja siis nad olid, ei, me vaatame, seal on hiiglased ja seal on, me ei saa sinna. Ja siis seal oli, kes seal oli, mitu inimest seal oli, ma ei mäleta täpselt, aga 2 on ja oli, just. Kes ütlesid, et me saame sinna. Nemad olid need, kes uskusid ja nemad jäid elama. Kõik ülejäänud surid sellel teekonnal, kõrbe teekonnal. Nemad jäid elama ja nemad nägid seda tõotatud maad. Ja see on jälle meile võrdpilt. See, kes jääb, see, kes usub, see näeb seda tõotatud maad. Ilmutuse raamas ütleb meile, et kahtlejad, uskmatud ja arad sinna ei pääse. Sinna pääsevad need vaid, kes jäävad usus püsima. Ja muidugi Jeesus tõi siis veel meile selle lootuse, et me saame ka uued ihud lõpuks. Me saame selle maise ihu ka bye-bye ütelda nii-öelda. Just. Ja siis me ühel päeval me saame olla jälle Jumalaga koos sellel süüa elupuust, elada igavesti, olla Jumallik jõulus. Amen.